Tere päevast ja tere jätku. Meil on uusi liitujaid meie tänasele infovebinarile, mille me teeme siis maaelu võrgustik koostöös kodanikuühiskonna sihtkapitaliga. Ja läheme selle teise osa juurde, mis siis tutvustab sellist huvitavat programmi nagu CERV. Ja ütlen omalt poolt tehnilisi asju siia juurde, et tõstke käsi, kui teil on midagi küsida või kirjutage chatti. Saan neid ise ette lugeda ja ettekandja Marju ütleb siis, kui tal on teema lõpuni jõudnud või siis jätke meelde ja küsige päris lõpus, et me teeme seal seda küsimuste-vastuste vooru. Ja meie siis seda salvestame ja paneme selle salvestuse ülesse. Mingi aja pärast me selle küll kustutame, sellepärast, et võib-olla asjalood muutuvad ja et ta jääks meid segama. Minu poolt sissejuhatuseks praegust kõik. Head kuulamist. Lõpetan omalt poolt ekraani jagamise ja annan sõna üle ja ekraani Marju Mäger, CERV programmi Eesti ekspert. Aitäh, Ave, sissejuhatuse eest. Ja oli siin küsimus kohe alustuseks, et kuidas me seda programmi lühidalt nimetame. Tõepoolest, kui me alguses mõtlesime ka eestikeelse lühendi peale, aga eestikeelne lühend kõlaks nii KVV, siis me otsustasime, et me seda lühendit kasutama ei hakka, et CERV kõlab palju paremini ja siin näete kohe esimesel slaidil, mida need 4 tähte tähendavad. Ja minu nimi on Marju Mäger, töötan kodanikuühiskonna sihtkapitalis ja kodanikuühiskonna sihtkapital on selle Euroopa Liidu programmi kontaktpunktiks. Nii nagu ka päris mitmel teisel suurel Euroopa Liidu poolt rahastataval programmil on kontaktpunktid Eestis näiteks nagu Loov Euroopa, Horizon, Erasmus ja tegemist on siis sellist tüüpi Euroopa Liidu toetusega või toetustega, mida jagatakse otse Brüsselist ehk siis Euroopa Komisjonist. Ja seetõttu ongi oluline, et igas liikmesriigis, peaaegu igas, siis liikmesriik ise peab taotlema kontaktpunkti pidamiseks raha ja siis ka riigi poolt seda toetama. On siis kontaktpunktid, et inimesteni info tuua lähemale ja siis ka selle liikmesriigi ametlikus keeles. Et te saate programmiga tutvuda ka Euroopa Komisjoni kodulehel, aga seal on kõik inglise keeles. Ja teiseks peale selle, et me oma kodulehel oleme eesti keeles lahti kirjutanud nii taotlusvoorude kohta info kui ka taotluste koostamise, taotluste esitamise kohta, kuidas oma organisatsiooni registreerida ja nii edasi. Siis me korraldame ka eestikeelseid infosessioone, näiteks nagu tänane, aga enamasti teeme me siis iga taotlusvooru kohta või siis 2 või 3 taotlusvooru ühe infosessiooni nende kohta. Ja siis tasub ka jälgida aktuaalset infot KÜSK-i kodulehelt. Kohe esilehel on kalender, kus on siis 2 tüüpi info. Kõigepealt siis info, mis puudutab KÜSK-i enda taotlusvoorusid, aga sinna me oleme pannud ka CERV-programmi taotlusvoorud, et kuigi taotlused tuleb esitada Euroopa Komisjonile, seal ka neid hinnatakse ja hiljem siis leping sõlmitakse ja nii edasi, siis ikkagi me oleme pannud oma kalendrisse, et võib-olla siis mõni ekslikult võib arvata, et taotlus tuleb esitada meile, aga nii see ei ole. Ja siis avalehel on veel kalendris teinegi osa, kus on meie korraldatud ja meie partnerite korraldatud sündmused ja sealt te leiate ka infopäevade kohta
infot. Ja nii nagu kõik Euroopa Liidu rahastusprogrammid, nii ka SERV-programm on ellu kutsutud siis teatud kindlate tegevuste rahastamiseks ja need tegevused tulenevad Euroopa Liidu aluslepingutest, et mida liikmesriigid on kokku leppinud, mida ühiselt tehakse ja siis ka selle programmi puhul on hästi oluline dokument põhiõiguste harta. Et kõik, mis seal on kirjas, siis see programm aitab neid tegevusi ellu viia. Ja kui nüüd öelda võib-olla ühe lausega, see on päris suur programm, aga et mis peaks olema siis tulemus selle programmi perioodi lõpuks. Tulemus peaks olema siis selline, et Euroopa on jätkuvalt demokraatlik, ehk siis kõik liikmesriigid Euroopa Liidus on demokraatlikud riigid. Kõikidel Euroopa Liidus elavatel inimestel on võrdsed õigused, sõltumata nende soost, rassist, seksuaalsest sättumusest. Kõikidel kodanikel on õigus avaldada oma arvamust ja osaleda otsuste tegemisel nii riigi tasandil kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Et see on see põhiline eesmärk, mida selle programmi tegevused siis peavad tagama. Ja see võib tunduda, selle programmi olemasolu võis tunduda veel 5 või 6 aastat tagasi selline küsitav, et meil ju ometigi on Euroopa Liidus demokraatia ja inimesi ei diskrimineerita, aga tänaseks me teame, et see nii ei ole, et Euroopa Liidus on liikmesriike, kus on probleeme demokraatiaga ja kus on ka probleeme sõnavabadusega. Ja selleks, et siis parandada olukorda ja siis need riigid, kus probleeme ei ole, et siis jätkuvalt ka tulevikus see nii oleks, siis mitmes kohas ma rõhutan täna, et väga oluline on kõikides projektides mõelda sellele, kuidas kaasata projekti tegevustesse noori ja lapsi. Ehk siis nemad on tuleviku Euroopa ja siis kui mõelda Kesk- ja Ida-Euroopa riike, siis meil on veel täies elujõus põlvkond, mina ise kaasa arvatud, kes mäletavad seda aega, kui meil oli autoritaarne režiim ja meie teame, et vaba riik või vaba Eesti siis antud juhul ei ole midagi iseenesest mõistetavat, aga juba siis meie riikides on peale kasvanud põlvkond, kes võib-olla arvavad, et vabadus ja demokraatia on iseenesest mõistetav. Ehk siis meie peame jutustama neid lugusid, kuidas me vabaks saime ja et selle nimel tuleb vaeva näha. Kõik sellised tegevused on rahastatud SERV-programmist. Ja nüüd siis täpsemaks minna. See on suur programm, sest et siin on kokku pandud 2 eelmise perioodi programmi. Ehk korra veel võib-olla selline triviaalne info, et Euroopa Liit planeerib oma finantsvahendeid 7 aasta kaupa või 7 aasta perspektiivis. Seda nimetatakse rahastusperioodiks ja käesolev rahastusperiood algas 2021. aastal ja kestab kuni 2027. aasta lõpuni. Ja igal perioodil on võimalik, et on erinevad programmid ja SERV-i puhul on ette teada, et see programm
õigemini siis Euroopa Komisjon teeb meie saadikutele Euroopa Parlamendile ettepaneku, et see programm võiks jätkuda, aga ta siis järgmisel perioodil ilmselt liidetakse ühe teise programmiga, plaanide kohaselt Loov Euroopaga, ja siis on juba uus nimi ka programmil. Ehk siis, mida ma tahan öelda, et see kõik, mida ma täna räägin, kehtib sel aastal ja järgmisel aastal, kaasa arvatud selle programmi nimi, ja tulevikus siis küll servlühendina tasub meeles pidada, aga ta siis ei pruugi olla enam iseseisev programm, et lihtsalt selline remark. Ja siis, nagu ma ütlesin, varasemalt on olnud mitu väiksemat programmi, kes nende teemadega tegeles siis enne seda perioodi, siis need teemad tegelikult kokku panduna ühte programmi on omavahel seotud ja jagunevad siis selliselt, et Euroopa väärtused on üks suund, mille all on taotlusvoorud, kus saab raha küsida selliste teemade nagu põhiõigused, õigusriik, demokraatia, vihakõne ja autoritaarsuse vastu võitlemine, selliste teemadega tegelemiseks, siis eraldi suund on võrdsusõigused ja sooline võrdõiguslikkus. Siin selle fookuse all on taotlusvoorud, kuhu saab esitada projekte, mis tegelevad siis diskrimineerimise ennetamisega ja tagajärgede ka tegelemisega. Ja loomulikult hästi suur roll on inimeste siis teavitamises, et üldse inimesed teaksid, millised õigused neil on suhtes siis kas perekonnas või suhtes tööandjaga ja nii edasi, suhtes riigiga. Siis kolmas fookus programmis on kodanike kaasatus ja osalemine ja see hõlmab projekte, mis soodustavad inimeste aktiivsust, et inimesed tuleksid kodust välja, saaksid kokku omavahel, julgeksid arvamust avaldada, kaasuksid otsuste tegemisse, ka valimiste vahelisel ajal, et väga oluline on selle suuna puhul ka valimistest osavõtmine, et kõik sellised tegevused, mis ärgitavad inimesi olema aktiivne kodanik ja valimiste perioodil kodust välja tulema või siis, eks ole, Eestis on see võimalik ka nii, et sa kodust välja ei lähe, et sa ikkagi annad oma hääle ja räägid kaasa iseenda tuleviku puudutavates küsimustes. Siin on ka eraldi taotlusvoor, mis käsitleb Euroopa lähiajalugu, peamiselt siis 20. sajandi ja siis sealt siis ettepoole või siis tänase päeva poole. Ja seda ma juba mainisin, et miks on see täiesti eraldi alateema. Et me ei unustaks ja me ei unustaks sellepärast, et ei korduks ajalugu. Ja siis sinna juurde, et need, kes me veel oleme kogenud, eriti siis Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, totalitarismi siis mõju, et siis meie oskame oma lastele sellest rääkida. Ja 4. suund on üsna selline kitsas, aga väga-väga oluline. Selle nimi on Daphne ja siin on siis üks taotlusvoor tavaliselt ja see taotlusvoor rahastab projekte, mis aitavad võidelda laste ja naiste vastase vägivalla vastu. Need on siis, Eestis on hea näide naiste ja laste turvakodud näiteks ja ka erinevad sellised süsteemsed lahendused ka, et kuidas peresid toetada, kuidas vanemlikke oskusi suurendada ja nii edasi.
ja küll vist ei ole praegu ühtegi kätt, aga ma siis ennetan ühe küsimuse. Tihti on küsitud, et miks just naistevastane vägivald, et aga meestevastane vägivald. Nii kaua, kui statistika Euroopa Liidus näitab, et perevägivald 70% ja rohkemgi on suunatud naiste vastu ja laste vastu, siis sellest tulenevalt on see taotlusvoor selliselt kujundatud. Ja rahast 1,5 miljardit eurot on planeeritud kogu perioodi peale. Jäänud on veel 2 aastat. Ja rahastust saavad küsida põhimõtteliselt siis kolmanda sektori iga tüüpi organisatsioonid, ka avaliku sektori organisatsioonid, sealhulgas kohalikud omavalitsused ja nende allasutused. Ja siin ei ole küll mainitud, aga on võimalik ka konsortsiumisse võtta sõltuvalt taotlusvoorust ka äriühinguid. Et näiteks kui on selline projekt, kus on hästi suur osa või suur osakaal tegevustes on näiteks koolitamine, siis on võimalik juba võtta kohe projekti koostamisel sellesse konsortsiumisse koolitusettevõte, kes võib olla ka äriühing. Ja see on isegi soositud, et võiks öelda või mõelda, et läbipaistvam on, kui projekt saab rahastuse, korraldada hange, siis tegelikult selle hanke puhul võib olla see, et siis sa ei suuda võib-olla tagada seda planeeritud kvaliteeti ja siis ei ole ka see koolitusettevõte osalenud projekti koostamises. Et meil on üks konkreetne näide täiesti olemas selle programmi puhul, kus üks projekt sai vähem punkte sellepärast, et oli plaanitud äriühing kaasata siis peale siis rahastuse saamist. Nii, siis rahastatakse peaasjalikult küll rahvusvahelisi projekte, aga on mõned taotlusvoorud, näiteks nagu Euroopa ajalooline mälu, kus on võimalik teha projekti ka riigisiseselt, aga kindlasti peab projektis osalema 2 organisatsiooni. Siis rahastatakse nii-öelda pehmeid tegevusi. Siin on lihtsalt toodud ära võimalikud tegevused, ehk siis infrastruktuuri parendamise ja soetamise projekte ei rahastata. Ja kuni 90% rahastatakse projekti. Tegelikult isegi on üks taotlusvoor, kus on 2 taotlusvooru, kus on toetusprotsent lausa 100, aga enamasti on siis 90%. Ja kuidas täpsemalt rahastamine välja näeb, sellest ma räägin hiljem. Ja kui nüüd minna taotlusvoorude juurde, siis kohe alustuseks ütlen ära, et meie kodulehel on ka see info olemas ja te saate need slaidid ja te saate järelkuulata hiljem seda minu ettekannet, aga juhin tähelepanu, et need taotlusvoorud, mis ei ole veel avatud ja siin minu slaidi esitluses on need taotlusvoorud, mis on avatud, need lingid on aktiivsed ja nende puhul kõik need kuupäevad kehtivad. Aga need, mis ei ole aktiivsed, siis ka need tähtajad, mis on siin toodud, on küll Euroopa Komisjoni poolt meile saadetud, aga need võivad muutuda. Ehk siis kohe siin see esimene suund, liidu väärtused, kumbki taotlusvoor ei ole veel avatud
ja seetõttu küll on kuupäevad, millal need sulguvad, aga siis see võib natukene muutuda. Ja enamasti üritab Euroopa Komisjon avada taotlusvooru 3 kuud enne taotluste esitamise tähtaega. Aga nüüd hiljutised näited on siiski sellised, et on taotlusvoorude avamine veninud ja siin mõne taotlusvooru puhul on olnud see aeg palju lühem, ehk siis umbes 2 kuud, et sellega tasub ka arvestada. Ja siis põhiõiguste harta taotlusvooru teemadeks siis on veel oluline, et osade taotlusvoorude juures sulgudes on 2 aastanumbrit. See tähendab seda, et siis mõned taotlusvoorud avanevad nii sel aastal kui ka järgmisel aastal, aga mõned taotlusvoorud on siis viimast korda sel aastal ja edasi siis jääme ootama uut Euroopa Liidu rahastusperioodi ja kui Euroopa Parlament on siis kõigepealt selle 7-aastase eelarve nii-öelda kinnitanud ja siis ka programmid, et siis juba näeme edasi, mis saama hakkab. Ehk siis tulles tagasi põhiõiguste harta taotlusvooru juurde, et hea uudis selle taotlusvooru puhul on, et see toimub siis nii sel aastal kui ka järgmisel aastal ja on ka teada suures plaanis, et mis need teemafookused on, et sel aastal on taotlusvoorul selline laiem teema, ongi Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kirjas olevate punktide kohta, ühesõnaga, et siis inimeste teadlikkuse tõstmine üldse sellest, et on olemas põhiõiguste harta ja et mida see sisaldab. Ja ka siis erinevad projektid, mis siis aitavad rakendada neid tegevusi või eesmärke. Siis teine fookus on ka selline üsna lai, on kodanikuruumi edendamine ja ühesõnaga siis kodanike ühendustel sellise tegutsemisruumi võimaldamine, et see on selline teema, mis Eestis ei ole relevantne. Meil ei ole MTÜ-del probleeme, et riik neid ahistaks, kui niimoodi otse välja öelda. Küll aga võib-olla Eestiski, mina seda ei oska öelda, võib olla probleeme MTÜ-del siis küberkuritegevuse ohvriks sattumisega, aga peaasjalikult see kodanikuruum ja vabadus seal tegutseda puudutab siiski selliseid riike nagu Ungari ja Slovakkia ja siis võib-olla Poolaga on juba asjad paranenud, aga et võib-olla siis Eestist, kui tahta siia taotlusvooru projekti esitada, siis soovitan kindlasti võtta partnerid sellistest riikidest, kus on demokraatia või põhiõigustega probleeme. Ja siinkohal on hea ka ära mainida, et sõltuvalt taotlusvoorust ja tingimustest siiski on võimalik peaaegu kõikides taotlusvoorudes siiani on see olnud nii, kaasata projektiga 3. riike, kes on liitunud SERV-programmiga. See nimekiri on iga taotlusvooru tingimuste dokumendis leitav ja peast võin ette lugeda mõned riigid. Nendeks on Ukraina, Serbia, Põhja-Makedoonia, Moldova ja siis edasi peate siis veel ise vaatama, et selliste riikide kaasamine siis projektidesse
kus näiteks Eestis võib-olla nii suurt probleemi ei ole, on soovitatav, et võib-olla siis Eesti kogemust jagada, et kuidas meie oleme oma demokraatiat suutnud edendada siiani. Ja järgmise aasta teema on põhiõiguste harta taotlusvoorul on natuke kitsam, on konkreetselt siis vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemise teema. Ja siis teine veel kitsam fookus on vilepuhujate kaitseks toetava keskkonna loomine. Ehk siis vilepuhujad on need, kes annavad teada oma organisatsioonis toimuvatest rikkumistest ja et neid inimesi kaitsta. Et Eestis on olnud siin lähiminevikus ju mõned juhtumid. Ma väga konkreetselt enam ei mäleta. Üks juhtum oli Tallinna Tehnikaülikoolis, kui ma õigesti mäletan. Ja siin on mõned veel olnud, et kuidas, et inimesed julgeksid märgata või tähendab siis teada anda rikkumistest ilma, et nad peaksid kartma, et neid siis näiteks töölt lahti lastakse. Nii, ja siis liidu väärtuste taotlusvoor avatakse selle aasta lõpus. Plaan on, et oktoobris see taotlusvoor avaneb ja 9. märts peaks olema tähtaeg ja miks on siis sellel taotlusvoorul selline pikk taotlemise periood. See on mõeldud organisatsioonidele, kes ise jagavad raha vabaühendustele edasi. Ehk siis see on selline kaskaadfinantseerimine nimetatakse, ma ei teagi, kuidas eesti keeles oleks hea sõna. Ehk siis taotledes kasutanud umbrella, mis on ka ingliskeelne. Kas see on sama või kaskaada erineb sellest kuidagi, oskad sa öelda? See vist on ikkagi erinev, sest see tähendab seda, et näiteks selline organisatsioon nagu Avatud Eesti Fond või siis Riigi Tugiteenuste Keskus taotleb raha Euroopa Komisjonilt ja tavaliselt need määrad on umbes kas 3 miljonit, on 1,5 kuni 3 või see võib olla kuni 5 miljonit demokraatia edendamiseks ja siis korraldab vabaühendustele siin siseriikliku taotlusvooru. Ja see on mõeldud selleks, seda on katsetatud ja see on väga hästi tööle läinud, et väikesed vabaühendused ei suuda ise Euroopa Komisjonist seda toetust taotleda ja see ei jõua nendeni tihti, sest nad on väikesed, nende suutlikkus ei ole nii suur võib-olla kui suurematel vabaühendustel ja mis on oluline, kui me tahame, et Euroopas oleks demokraatia ja inimesed tunneksid ennast turvaliselt, siis tegelikult peab jõudma see rahaga nii-öelda rohujuure tasandile. Ja võt siis selline kaskaadne finantseerimine, seda võimaldabki, et siis selles riigis, kes seda raha taotleb Euroopa Komisjonilt, on võimalik vabaühendustel oma riigi keeles taotlus esitada ja taotlused menetletakse siis selles riigis. See võib ka olla 2 riigi peale koostöös ja ma pean ütlema, et Eesti on üritanud taotleda sellist rahastust, aga ilmselt on siiski meie olukord nii hea, et meil ei ole olnud võimalust vähemasti sellest liidu väärtuste taotlusvoorust seda finantseeringut Eestisse tuua. Aga siin on ka veel mõned teemavaldkonnad, kus seda rahastusmudelit kasutatakse. Ehk siis, ja ikkagi ma julgustan, küll aga siis taotleja, miks ma sellised näited tõin nagu Riigi Tugiteenuste Keskus või Avatud Eesti Fond või kas või KÜSK. KÜSK kahjuks ei saa taotleda, kuna me oleme kontaktpunkt, aga sellel organisatsioonil peab olema siis rahastusmeetmete kureerimise eelnev kogemus, ehk siis peab olema juba varem neid taotlusvoorusid olema teinud see organisatsioon ja lisaks veel tuleb siis peale selle, et korraldada taotlusvoorusid,
peab ka taotlejaid võimestama ehk siis koolitama neid juba taotlemise ajal, et kuidas hästi taotlust kirjutada ja ka pärast. Et see on siis umbes, ma praegu protsendiliselt ei oska öelda, aga suurem osakaal sellel rahal on muidugi siis toetuste jagamine ja siiani on olnud, see nüüd ei ole avatud veel hetkel, aga varasemalt on olnud nii, et umbes need suurusjärgud on olnud kusagil 60 000 maksimaalselt võib ühele vabaühendusele siis toetust anda ja see on 100% ehk siis oma finantseeringut ei nõuta. Nii, siis teine fookussuund on võrdõiguslikkus ja õiguste edendamine ja siin nüüd näete, on joon selle taotlusvooru all, kui te pärast saate slaidid, siis kui te klõpsate sinna peale, siis saate kohe sealt edasi lihtsalt meie kodulehele, kus on selle taotlusvooru kohta ka siis eesti keeles kirjutatud infot ja sealt juba saate lingi edasi Euroopa Komisjoni lehele ja need on siis praegu avatud. Nii soolise võrdõiguslikkuse taotlusvoor kui ka andmekaitse taotlusvoor. Andmekaitse taotlusvoorust üldse pikemalt ei räägi, sest see on mõeldud riigiasutustele, kes tegelevad andmekaitsega. Ja Eesti andmekaitse inspektsioon on saanud raha sellest taotlusvoorust, ma nüüd ei mäleta, kas oli 2024 või nii, aga põhimõtteliselt on siin see mõte, et pakkuda võimalust kõikidele liikmesriikidele, et nende siis riiklikud andmekaitseorganisatsioonid toetust saavad ja oma siis süsteeme arendada saavad. Aga siis soolise võrdõiguslikkuse taotlusvoor, mis on praegu avatud, on omakorda jagatud siis neljaks fookusteemaks. Ja see tähendab seda, et kui projekti esitada, siis kui varasemalt oli võimalik kuidagi projekt niimoodi koostada, et võis üritada parandada kohe kogu maailma, ehk siis kõiki neid taotlusvooru prioriteete silmas pidada, siis nüüdseks on otsustatud, et selle tulemusel võivad olla projektid liiga laiali valguvad ja nad ei saavuta siis võib-olla selliseid konkreetsemaid eesmärke. Ehk siis, et kui on taotlusvoor jagatud 4 teemaks, siis tuleb valida üks ja et ei tekiks segadust, siis taotluse keskkonnas on nad ka jagatud 4, et sa pead valima täpselt selle õige prioriteedi ja sinna alla oma projekti esitama. Ja need 4 teemat on siis sellel aastal töö ja eraelu tasakaal, siis ka hoolduskohustuste võrdne jagamine, et kõik sellised süsteemid, kuidas, kui peres on vaja kedagi hooldada, et siis ei oleks see nii, et teeb seda ainult naine, et seda saab ka teha keegi teine pereliige, siis peresõbralike tööandja poliitikate edendamine. Eestis on juba selliseid erinevaid nii-öelda projekte läbi viidud ja ka servirahadega, et mulle meenub kohe peresõbralik tööandja on meil, siis meil on mitmekesisuse märgist võimalik organisatsioonidel taotleda. Ja siis ka lisaks siia alla käib ka hooldussektori töökohtade väärtustamine. Ehk siis selleks, et inimesed saaksid võrdselt tööturul osaleda ja ei peaks üks pereliige jääma täielikult koju, kui on vaja hooldada kas siis last või eakat, siis on rohkem vaja neid inimesi, kes siis selles sektoris ka töötaksid ja mitte siis ainult, eks ole, hooldekodudes, vaid teeksid seda koduhooldust. Et kõik sellised süsteemide loomine, ka jälle
teadlikkuse tõstmine, et kuidas siis tulemus oleks selline, et meil on parem tasakaal töö ja eraelu vahel, tööandjad sellega arvestavad ja siis tõesti see sooline aspekt, et ainult naised ei peaks jääma siis tööturult kõrvale. Siis teine teema on palgateabe läbipaistvuse direktiivi rakendamine. Nüüd ma tahaks küll küsida, kui ma oleksin füüsiliselt teiega ühes ruumis, tõstke käed, kes on sellest direktiivist midagi kuulnud. Te võite tõsta, ma näen ainult oma ekraanil 3 inimest, aga põhimõtteliselt, kui te veel ei tea, siis käesoleva aasta juunikuuks peab Eesti riik võtma vastu seaduse, mis ütleb, et igal töötajal on võimalik oma tööandjalt küsida, kui palju on meie organisatsioonis keskmine palk seda tööd tegevatel inimestel, mida teen mina. Ja tööandja peab sulle seda ütlema. Siis lisaks seda me teame, et meil on palgalõhe, see oli vist 13% meeste ja naiste vahel, kes siis teevad sarnast tööd. Siis nüüd need organisatsioonid, kus on üle 100 töötaja, 100 kuni 250, peavad iga 3 aasta tagant siis raporteerima, et neil oleks siis, et neil ei oleks soolist palgalõhe, ehk siis samaväärset tööd tegevad töötajad organisatsioonis saavad sarnast palka. Ja siis nüüd veel suuremad organisatsioonid üle 250 töötajaga, nemad peavad siis igal aastal seda tegema. Ja ma tean, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes sellega tegeleb ja on saanud Servist ka toetuse, et see direktiiv rakendada, et kui te panete sisse vist palga läbipaistvus või palgavõrdsus, siis te jõuate kohe Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lehele. Nad tõesti tegelevad siis ka arendusega, et ettevõtted ei peaks eraldi jälle mingisuguseid andmeid hakkama koguma ja kuhugi saatma, et see oleks kuidagi automatiseeritud. Aga siis töövõtjatele on jah sõnum. Ja kui on ja põhimõtteliselt ka alla 100 inimesega töötajaga organisatsioonid peavad ikkagi töötajale vastama. Sa ei saa küsida, kui palju sinu kolleeg palka saab, aga sa pead saama vastuse, et meie organisatsioonis meil on 10 inimest tööl ja näiteks siis, mis see keskmine palk on. Ja nüüd muidugi võib siin tekkida see teema, et aga kuidas siis, kui mõni inimene, tal on ikkagi rohkem ülesandeid vastutus, see kõik on okei, et ta saabki kõrgemat palka, sest tal on mingid lisaülesanded, aga siis see tuleb ka ära põhjendada või nagu kirja panna, et nii see on, et lihtsalt ei saa olla sellist olukorda, et keegi on noorem või ilusam või midagi sellist, et see on väga subjektiivne, see tema kõrgem palk. Nii. Siis kolmas teema selle soolise võrdõiguslikkuse taotlusvooru puhul on naiste ja meeste võrdne osalemine majanduslikus ja poliitilises otsustusprotsessis. Ja siis eesti keeles lahti seletatuna tähendab see seda, et statistika näitab, et näiteks äriühingute nõukogudes, juhatuses on naisi üle Euroopa, siis statistika oluliselt vähem kui mehi. Et siis miks see nii on ja kuidas see olukord võiks olla parem, siis sellised projektid, mis selle teemaga tegelevad ja ka siis poliitikas, nii siis kohaliku omavalitsuse tasandil kui riigi, kui Euroopa Parlamendi tasandil ka endiselt statistika näitab, et on mehi väga palju rohkem ja siis kõik tõesti sellised projektid, mis juba jällegi siin on hea tuua välja lapsed ja noored, et paljuski Eestis on ka uuringud näidanud, et stereotüüpides võib olla see probleem, et arvatakse, et
peaks olema mees või on tõsiselt võetavam, kui ta on mees. Ehk siis laste ja noorte puhul tõesti siis erinevad mängud, tegevused, ma ei tea, lavastused, teatrilavastused, mis vahendid kellelegi meeldivad, pähe tulevad, kus kogemusi on, et põhimõtteliselt minu meelest on see selline teema, mida saab käsitleda erinevaid vahendeid kasutades. Ja siis viimane fookus on ka selline, kus võiks olla sihtgrupp. Minu täitsa subjektiivne arvamus on see, lapsed ja noored on siis sooliste stereotüüpide käsitlemine siis meedias ja reklaamis. Et kui on siis ikkagi reklaamid, no ise võite mõelda, et viimastel aegadel nähtud reklaam, et kuidas siis seal, millised stereotüüpe need võiksid siis soodustada. Ja nii. Ja siis 2 taotlusvooru, mis ei ole veel hetkel avatud, aga tulevad järgmisel aastal, on kitsalt siis antisemitismi ja moslemivastase vaenu vastu võitlemine ja siis natukene laiemalt rassismi, siis Rooma vastase ksenofoobia, LGBTQ-foobia ja igasuguste muude diskrimineerimisvormide vastu võitlemise taotlusvoor, et toetatakse siis eelkõige neid organisatsioone, kes nende teemadega tegelevad ja enamasti need on vabaühendused, aga toetatakse ka avaliku sektori organisatsioone, et kuidas üldse mitte ainult siis seadusandlusest tulenevalt, aga kuidas tagada siis selline keskkond, kus ei oleks diskrimineerimist. Et tegelikult jällegi võivad taotleda või koostada projektiga näiteks haridusasutused nende teemade alla. Nii. Millegipärast järgmine slaid. Siis 3. teema on kodanike kaasamine ja osalemine, mis on Eestis ka väga populaarne olnud läbi aegade. Ja siin on praegu avatud eelkõige kohalikele omavalitsustele, aga ka kohalikele kogukondadele. Nende omavalitsuste sees on linnade ja valdade võrgustike taotlusvoor. Ja see tähendab siis seda, et vähemalt 4 omavalitsust peavad osalema siis projektis ja põhimõtteliselt nad siis teemadeks, mida seal käsitleda, on siis kõik teemad, mida SERV-programm peaks käsitlema. On see siis kodanike kaasamine otsustusprotsessidesse või siis diskrimineerimise vastu võitlemine, ükskõik siis milline teema. Ja oluline selle taotlusvooru puhul on, et inimesed saaksid kokku, ehk siis reisiksid ühest riigist teise füüsiliselt ja jagaksid oma kogemusi. Ja nagu ma ütlesin, siis kohalikud omavalitsused, ka nende allasutused, aga ka kohalikud kogukonnad saavad rahastust taotleda, näiteks kui on vabaühendus, kes tahaks oma omavalitsuses siis sellist rahvusvahelist koostööd edendada, siis tuleb võtta kohalikult omavalitsuselt vabas vormis kinnituskiri, et see vabaühendus esindab seda konkreetset omavalitsust selles projektis. Ja näiteks siin on hea näide Pärnu. Pärnu linn sai eelmisel aastal sellest taotlusvoorust 2 projektile toetust. Nad küll ei olnud koordineerivad osapooled nendes projektides, aga nad olid partnerid ja need summad olid umbes siis suurusjärgus
60 ja 80 000 ja näiteks ja mõlemal juhul nad valisid siis teemaks või need projektid käsitlevad laste ja noorte kaasamist. Ja esimene projekt, kus on Pärnu linnavalitsusosaline, tegeleb keskkonnateadlikkuse tõstmisega noorte hulgas ja teine projekt, nüüd ongi hea näide, teise projekti osaline ei ole linn ise, vaid on siis MTÜ Huub. Võib-olla olete kuulnud, Pärnu linn on siis ettevõtlikele noortele võimaldanud sellise kooskäimise koha ja kuhu ka siis on liitunud ettevõtjad, kes siis nõustavad noori ja ehk siis nemad on projektis esindavad Pärnu linna, aga nad on MTÜ. Nii, ja siis kodanike ja selle taotlusvooru puhul on väga tore see, et see tuleb ka järgmisel aastal ja tavaliselt see ongi olnud kevadel, ehk siis detsembris see kuulutatakse välja ja umbes aprillini on see taotlusvoor lahti, et kes nüüd sellel aastal ei jõua ja tekkis huvi, sest 16. aprill on juba ju natuke rohkem kui 2 nädala pärast, siis saate valmistuda järgmiseks aastaks. Nii, kodanike kaasamise taotlusvoor on ka praegu avatud ja siin on siis teemavaldkondadeks samamoodi 3 prioriteeti. On siis kodanike kaasamine laiemalt ja kodaniku aktiivsuse tõstmine, siis on kodanike kaasatus või õigemini siis valimistega seotud fookus ehk siis vabad, ausad ja kaasavad valimisprotsessid. Kuna küll need rahastusprogrammid lepitakse kokku 7 aastaks ja teemavaldkonnad ka, siis võib positiivsena välja tuua, et vähemasti SERV-programmi puhul on olnud selline paindlikkus, et kui nüüd selle perioodi jooksul avastatakse, et mingi teema vajab rohkem toetamist, siis on nendesse aastastesse või 2-aastastesse tööprogrammidesse ja taotlusvoorudesse siis need fookused sisse pandud. Näiteks, et veel selle programmi algus 1. aastal oli veel üks fookusteema, kuidas pandeemiate olukorras toime tulla, et nüüd need fookused on ära kadunud, et nendel teemadel on palju arutletud, aga siis kuna on programmiga liitunud 3. riigid, kus siis valimiste läbiviimine ja need teemad on problemaatilised, nagu te olete kõik kuulnud, ehk siis jällegi näiteks kui on Eesti puhul meil ei ole probleemi vabade ja ausate ja kaasavate valimisprotsessidega, siis on võimalik teha projekti ja pakkuda, võtta sinna Põhja-Makedoonia, Serbia, eks ole, Slovakkia, võtta endale sinna konsortsiumisse ja aidata siis võib-olla nendel siis seda olukorda parandada. Nii. Ja siis sõpruslinnade ja valdade taotlusvoor on ka Eestis väga populaarne. See peaks avanema lähiajal, nüüd aprillis. Ja see on põhimõtteliselt sama nagu linnade ja valdade võrgustike taotlusvoor, ainult et toetused on väiksemad ja ka siis need konsortsiumid või seltskonnad ei pea olema nii suured, et nõutud on vähemalt 2 riigi omavalitsust ja siis väiksemamahuline kohe-kohe avanev taotlusvoor on tõesti eelkõige selline reisi toetuseks mõeldud, et ta katab ära reisi- ja majutuskulud ja siis projekti jooksul ja see ka periood on väiksem kuni aasta, et siis on võimalik ka näiteks, kui on 2 riiki, siis on võimalik ühe projekti raames teha näiteks 2 kohtumist
ja siin tahan esile tuua ühte edulugu, milleks oli siis Viljandi linn. Eelmisel aastal nad said toetust, et koos Läti ja Leedu omavalitsustega sõita Ukrainasse üsna siis Poola piiri ääres ja neil oli ka plaan B sinna projekti kirjutatud, et kui see on ikkagi sõja tõttu võimatu sinna sõita, et siis toimub see kohtumine vist neil oligi, et Poola territooriumil, aga põhimõtteliselt selle projekti teemaks oli, kuidas juhtida omavalitsust põranda all põhimõtteliselt ja neid allasutusi, et kuidas koolid ja kuidas üldse elu toimib kriisiolukorras, et siis sõda on nende olukord, et kui on ka mingisugused muud kriisid. Ja siis kogu see seltskond käis ka mõni kuu hiljem Viljandis, kus siis olid teemadeks vabatahtlike töö ja kuidas MTÜ-d on vabatahtlikke kaasanud ja nii edasi. Ja siin on selline reklaamiminut, et kui siin on mõni omavalitsus kuulamas, siis need 2 omavalitsust tulevad koos minuga linnade ja valdade päeval, siis teisel päeval, 10. aprillil ja me räägime just nimelt sellest sõpruslinnade valdade taotlusvoorust ja veel siis ka linnade valdade võrgustiku taotlusvoorust ja siis on võimalik küsida nendelt omavalitsuse esindajatelt, kuidas oli raha taotleda ja projekti läbi viia. Ja ajaloolise mälu taotlusvoor hetkel veel avatud ei ole, aga sellest ma rääkisin, et kõik võimalused, vahendid, et käsitleda 20. sajandi ajalugu, on need näitused, mängud, see võib olla ka festival, see võib olla mis iganes, et see ei ole mõeldud ainult muuseumitele või muidu igapäevaselt ajalooga tegelevatele organisatsioonidele, vaid see võib olla ka vabalt noortekeskus, võib ka olla MTÜ, ehk siis siin on ka häid näiteid Eestist. Ja siis viimane taotlusvoor laste õiguste ja laste osalemise edendamiseks on ka Eestis väga populaarne. Sel aastal seda taotlusvooru ei ole, aga on järgmisel aastal ja siin on heaks näiteks Vivita lahenduste laboratoorium koostöös Rahvusraamatukoguga ja partneriks oli veel üks Taani või Hollandi ülikool pluss veel mõned Eesti koolid, et nende projekti maksumus oli pea 500 000 ja sellest me veel kuuleme ja nemad töötavad välja mudelit, kuidas kaasata lapsi linna planeerimisse. Et nii. Ja nüüd jälle millegi pärast. Nii. Viimane suund ja siin ongi ainult üks taotlusvoor on mõlemal aastal naiste ja lastevastase vägivalla ennetamine ja siis ka tagajärgedega tegelemine. Ja vot siin on ilmselt tulemas siis 2027 selline kaskaad rahastusvoor, et siin Daphne puhul ongi olnud tavaliselt mõlemad, et on olnud ühel aastal, kus vabaühendused saavad otse taotleda ja siis on olnud teisel aastal, kus siis saab riik taotleda. Ja siin on küll selline koht, kus kui siin on kuulamas mõni Sotsiaalministeeriumi või Riigi Tugiteenuste Keskuse ametnik, siis me oleme kolleegiga käinud seda rääkimas küll, et Eesti võiks üritada raha siia selle teema peale tuua. Ja tegelikult on võimalik ka koostöös näiteks lätlastega või soomlastega, et see on see koht, et siis meie vabaühendused saaksid otse taotleda oma riigis. Nii, ja veel saate sellise slaidi, millest ma pikemalt ei räägi, on selline termin nagu soolõime. Ja see on siis põhimõtteliselt te peate ära kirjeldama, kuidas te oma projektis, nii sihtgrupi mõttes kui ka projektimeeskonna oma töö mõttes olete võimaldanud
võrdselt nii meestele kui naistele võimaluse projektis osaleda. Ja me oleme kolleegiga ka välja töötanud sellise väikese tööriista 5 küsimust. Siin on link, millele vastates te saate selle osa ära kirjeldada. See on kõikides taotlusvoorudes nõutud 1 punktina. Siis need organisatsioonid, kes kaasavad lapsi, ehk siis inimesed alla 18 aastat, kui see on avaliku sektori asutus, siis ei ole vaja eraldi kodulehel lastekaitsepoliitika dokumenti. On lihtsalt üks selline deklaratsioon, mis tuleb allkirjastada, aga kui on tegemist vabaühendustega, siis tuleb ära kirjeldada, et kui on lapsed kaasatud, siis kuidas on nende turvalisus tagatud. Ja seal ei ole ette antud, et kui pikk see peab olema, ühesõnaga, et siis kuidas on see tõesti kogu see projekti tegevus, mis puudutab just konkreetselt seda projekti, kus on siis lapsed osalevad, et kuidas täpselt välja näeb. Et näiteks, et teil on projekti meeskonnas tehtud inimestele taustauuring, et neil ei ole olnud siis laste ahistamisega probleeme või neid ei ole kriminaalselt karistatud ja nii edasi. Ja kui ikkagi mõni teie meeskonna liige lööb last, siis mida te teete? Projekti juhina peate ära kirjeldama, mis on need sammud, mis järgnevad, kui last on väärkoheldud. Nii, ja tõesti, siin ma kutsun üles mitte kaasama noori, kes on 18+, et tekib kiusatus, et kui ma võtan 18+ noored oma projekti, siis ma ei pea sellega tegelema, et see tegelikult ei ole üldse keeruline. Ja me oleme ka toonud siin näiteid ja te saate ka guugeldada leida, et kuidas organisatsioonid, kes on servist raha saanud, kuidas nad oma lehel on selle välja toonud. Ja põhimõtteliselt siis niimoodi näeb välja see taotluskeskkond, et meie kodulehelt leiab ka lingi selleni. Tuleb leida õige taotlusvoor, tuleb otsida partnerid. Iga taotlusvooru juures on selline nupp, et vaata ja otsi partnereid. Te saate ennast ise sinna üles panna, oma selle siis nii-öelda ekspertiisi või oma valdkonna seal ära kirjeldada, et kas te tahate olla ise partner kellelegi või siis ka sealt, et te otsite kedagi. Siis organisatsioon tuleb registreerida ja saada endale pikk kood. Ja selle ma soovitan teha, kes te siin kuulate, kas vabaühendused või avaliku sektori organisatsioonid. Mina arvan, et tänapäeval igal organisatsioonil võiks olla see pikk kood, isegi kui te mitte kunagi Euroopa Liidult toetust ei taotle, siis võib juhtuda, et teile kirjutatakse või helistatakse, et teid tahetakse partneriks ja taotluse esitamiseks on aega 24 tundi. Hiljuti just oli selline näide, küll mitte Eesti, vaid ühe Hispaania organisatsiooniga kolleegid rääkisid. Ja siis läks kiireks, et hankige endale see kood ja see ei kohusta teid millekski. Nii, ja siin on veel sellised üldjuhised, millel ka ma pikemalt ei peatu, et kuidas see taotluse esitamine välja näeb, et osa tuleb teha seal kohe portaalis, aga siis see põhiline taotlusvorm tuleb alla laadida, Wordi dokumendina ära täita, PDF-iks teha ja tagasi üles laadida. Ja nüüd lõpetuseks siis kõige tähtsam, et kuidas siis see rahastamise mudel välja näeb, et enam ei pea Euroopa Komisjonile esitama kuludokumente ega siis tööajatabeleid ega midagi sellist, vaid te peate ära tegema oma tegevused ja esitama siis iga tegevuse puhul tõestusmaterjali. Ja selleks on siis, kas sõltub, eks ole, kui on mõni publikatsioon, siis on väga lihtne, kui on üritus, siis pildid, allkirjalehed, kokkuvõtte sellest üritusest ja nii edasi. Ja siis on veel 2 varianti sellest, seda nimetatakse lump sum mudeliks
ehk siis kindlasummaline makse. Et selle lihtsama versiooni puhul Lampsam 1, seal ei pea te isegi eelarvet esitama Euroopa Komisjonile, vaid on väga lihtne Exceli fail, kuhu te panete sisse, mitu üritustel on ja mitu osalejat te sinna plaanite. Seal on osalejatel ka selline vahemik. Te peate selle miinimumi täis saama ja siis Excel genereerib teile toetuse suuruse sinna kohe, et lihtsalt te laete selle Exceli faili üles. Ja siis Lampsam 2 on suuremamahulised projektid, mis on, kus on siis vaja ikkagi eelarve lahti kirjutada. Ja siis, kui teie projekt on välja valitud, siis Euroopa Komisjon veel vaatab selle eelarve üle ja lepinguga see kinnitatakse, võidakse veel teil soovitada seal muudatusi teha. Ja pärast seda enam te seda eelarvega seonduvat Euroopa Komisjonile esitama ei pea, et kui see on kinnitatud, siis te peate ära tegema need tegevused, mida te olete lubanud ja iga tegevuse juures siis lepingu sõlmimise protsessis lepitakse ka kokku, et mis on see tõestusmaterjal. Nii, ja kui keegi saaks teha nüüd kuvatõmmise, hea kolleeg, kes siin ka on, siis ka minu tööd hindab Euroopa Komisjon, me taotleme, KÜSK taotleb igal aastal raha. Seekord me saime nüüd 8 aastaks, et olla kontaktpunkt. Ja kui mina käin kellelegi rääkimas SER-programmist, siis on ka minul vaja inimeste nimesid, kellele ma rääkisin ja ka siis kuvatõmmist arvutist, et ma tegin seda virtuaalselt sellel kuupäeval. Ole hea, tee ennast jälle nähtavaks, vahepeal sa mingi paarkümmend minutit tagasi kadus su pilt ära. Ahaa. Väga huvitav. Nii, et siis, kui sa teed... Aga teeme siis selle kõige lõpus, sellepärast, et ma ei oska öelda. Okay. Siin üleval lihtsalt kaamera on võib-olla hiire liigutades on läinud peale. Ma ei hakka nüüd segama. Ma avastasin just, et ma siin hiirega liigutasin. Nii, ühesõnaga, et siis kui ongi selline veebikoosolek teil projektis partneritega või veebiüritus, siis ongi see piisav tõendusmaterjal, et kuvatõmmis. Et siit võib-olla, kui sa lõpetad, ärme veel võta maha seda ettekannet, äkki sa tahad siit, sa veel viimast lehte kommenteerid, et ma teen siis lõpus, kui võib-olla oleme võtnud alla selle sinu ettekande. Ja, et siin on kontaktid ja ma panin siia sisse ka lingi veel täna, mis on aktiivne, et te saate otse sinna lehele, kus on kõik Eesti osalusega rahastust saanud projektid. Ja Eestis see on tänase päeva seisuga, kogu info see veel ei ole, sellepärast, et osad taotlusvoorud nüüd alles on jõudnud lepinguteni, et see kindlasti summa suureneb, aga tänase päeva seisuga on umbes 4,4 miljonit toodud Eestisse ja 80 projekti on siis, kus on kas Eesti olnud juhtpartner või osaleja, võib ka olla seal sees mõni projekt, kus on mitu organisatsiooni Eestist, et selles mõttes tähendab 80, siiski see 80 on projektide arv ja et organisatsioonide arv võib olla suurem. Nii. On tulnud mõned küsimused ja kas sa oled lõpetanud? Tahtsid veel ja mina olen lõpetanud. Nii, nüüd on meil aega ka küsimusteks vastusteks ja kirja on siia pandud sellised küsimused, et see linnade valdade võrgustike voor, et kas ja ka CER-projektides, et kas Eestist võib olla ka 2 partnerit? Jaa, muidugi. Aga siis, kui on see, ma nüüd lõpetan, siis ma näen ka inimesi. Ja siis sa vist näed seda küsimusi ka siit, eks ole? Et võib siia kirjutada, võib käsi tõsta. Et 4 on miinimum ja seal on 4 riiki. Et seal tasub nagu tähelepanelik olla, et 4 riiki. Et kui on Eestist 2 partnerit, siis endiselt on vaja veel täiendavalt 3 riigi omavalitsust.
Ahah, nii et 4 ja, liiti on siis see, mis on vajalik, et see on üks küsimus. ja. Nii, ma kutsun üles veel küsima, mul on endal ka paar küsimust siin tekkinud või paar mõtet, et kui sinna, nüüd on muidugi läinud see järjekord nendel programmidel mul natuke segamini, aga pole viga, küll me siin kamba peale üle saame ja kui keegi tahab vaadata, siis nagunii peab natukene kodulehega tööd tegema. Et need vähemate võimalustega või ütleme, kas maapiirkond ja sealt eraldi kuskil kaugemal elavad inimesed, kas nemad ka kvalifitseeruvad mingites nendes programmides nagu vähemate võimalustega? Et noh, ma tean, et mingil juhul noorteprojektides me oleme kirjutanud sisse, et kui ta on nagu, kas noh, ei ole, seal ju kasutatakse juba tükk aega sellist väljendit nagu kas vähemate võimalustega või keegi ei ütle seal, eks ole, et puudega või niimoodi. Ja see on hea küsimus, seda on küsitud korduvalt ka, kui meil on need rahvusvahelised kokkusaamised Euroopa Komisjoniga. Otseselt nüüd selle programmi kontekstis kuna siin ei ole sellist aspekti, et nad ei ole ju diskrimineeritud, eks ole, kui saab välja tuua, et see inimene ikkagi on kuidagi diskrimineeritud, siis küll, aga noh, näiteks võib-olla kui võtta näiteks ala teema seesama töö ja pereelu ühitamine, et kui sa elad kusagil kaugel, kus sul ongi väga vähe võimalusi leida hooldaja näiteks, et ise tööle minna, et noh, jällegi siis selles mõttes võib võtta küll sihtgrupiks maal elavad ja hajaasustuses elavad inimesed, aga siis ikkagi tuleb juurde, see iseenesest ei saa olla nagu see ainus teema, millega tegeleda, vaid seal juures siis peab olema midagi veel. Näiteks hajaasustuses hoolduse, ma ei tea, parem korraldamine hajaasutuses, sest kahtlemata see on ju palju kallim sinna sõita, kui korrusmajas ühest korterist teise käia. Siis oli selline projekt, seal ma vaatan praegu, kas keegi teine ka küsib, ei ole, siis ma küsin ise edasi, et oli see kodust välja ja sellel oli ka natukene ju nagu siht, aga ma hakkasin jälle mõtlema, et meil just oli praegust liidertegevusgruppide rühmad, kelle teeb sotsiaalfondi projekti ja seal oli nüüd esimest korda ja muidugi, ega raha on alati vähe, ja enamustes piirkondades on ta hakkab otsa saama, et nad olid just eakatele teinud ka sellist kodust välja. Et teinekord oli seal taga koolitused ja mingisugused üritused, aga teinekord oli ka suhteliselt lihtsalt, et tõesti see kodust välja tulek tema eas oli juba keeruline ja seal on veel teised on näiteks puuetega hooldajatele ja kus seal nagu hakkasid rahad otsa saama, et kas sellised valdkonnad ka võiksid olla seotud nagu selle sinna tservi sobida? Ja jällegi otseselt ainult see teema, et kuidas eakas saab kodust välja poodi või kuhugi, siis see justkui ei ole selle programmi mõistes abikõlbulik, aga kui mõelda seda, et me räägime, et ole aktiivne kodanik, tule osale, avalda arvamust, et kui siis seda mõelda, et kuidas näiteks eakad või puuetega inimesed saavad kogukonnas tulla üritusele, kus, ma ei tea, arutatakse üldplaneeringut või detailplaneeringut või midagi, eks ole, siis, et ta ei saa kodust välja, et ta ei saa osaleda demokraatias ja tal ei ole veel ka digioskusi ja võib-olla siis need arutelud, mida korraldatakse, ei ole üldse veebis osalemise võimalusega, et siis näiteks, kui see aspekt tuua juurde, siis on küll see täiesti asjakohane. Ja, sest see projekt ei olnud ka just, et ta ei saa välja poodi, et poeskäigud nagu ikka kuidagi saab ära korraldada, aga need olid natuke laiemad, aga kui siia see aspekt juurde tulla, siis sealt juba annaks nagu midagi mõelda.
Ja siis ma tahtsin veel küsida, et kui võtta näiteks naiste, kas ettevõtluse edendamine on ka, ütleme näiteks naistel ettevõtluse edendamine mahub ka sinna alla mingisse programmi, et meil on siin olnud, et jällegi võib-olla ka näiteks ettevõtluse edendamine, ma ei tea, omaste hooldajatele, kes on ka natukene, eks ole, ei pääse nii kaugele ja nii edasi, võib-olla mingeid asju. Ja see on jälle selline konksuga asi, et kuna see probleem, mida siis CERV üritab lahendada, on pigem naiste puhul, kui nüüd võtame siis seda majanduskeskkonda või ettevõtlust, on see, et nad on nendes otsustuskogudes või juhtivkohtadel on neid vähe. Siis kui me mõtleme, et ettevõtluse puhul sa oledki juhatuse esimees, eks ole, et kui selle nurga alt nagu see sõnastada, siis ta sobib. Ehk siis, kui ta ei ole lihtsalt, eks ole, ta on ikkagi ettevõtja, et ta on ettevõtte juhatuse liige, et selles mõttes täiesti sobib. Nojah, et kuidas neid nagu ärgitada nagu iseseisvamaks või niimoodi. Ega siis nii, vaatan, ei ole käe tõstmisi praegust näha chatis. Siin on üks küsimus tulnud vahepeal, vabandust. Jaa, kas sa näed ka, kui 2 partnerit Narva ja Narva-Jõesuu Eestist pluss 3 partnerit teistest riikidest, kuidas arvestatakse eelarve? See eelarve on teie selle seltskonna ise otsustada. Euroopa Komisjon, kui me räägime siin sõpruslinnade nii võrgustiku kui siis sellest väiksemast projektist, siis seal antakse see toetusprojektile ürituste arvu järgi, osalevate inimeste arvu järgi ja see on teil endal kokku leppida, et kes korraldab, kui palju, et seda osalejad ise otsustavad, et. Aga need summad seal olid suurusjärkudes, käisid midagi läbi või on see väiksem voor, seal on üldse 60 000 maksimum, see aastane projekt, aga siis võrgustikuvoor, seal on 100 000 on nüüd see miinimum. Ja tavaliselt need projektid on selline keskmine maksumus on 200 000, 250 000, on 500 000, et nüüd osadel taotlusvoorudel on pandud nii-öelda see piir ette, et on 500 000 on maksimum, aga tegelikult sõltub siis taotlusvooru summast, eks ole, üldiselt on ikkagi öeldud, et seda ülemist piiri ei ole. Nii, siis ma tahtsin küsida selle registri kohta, kuhu sa soovitasid omavalitsustel ja organisatsioonidel igaks juhuks endale see number seal hankida. Kas see register, selle kande, tähendab, kas seal nagu, kuidas seda valideeritakse, et kas seal on mingi ooteaeg enne, kui sealt öeldakse, et jah, sa saad selle numbri või on see suhteliselt automaatne? Selle saab automaatselt umbes 5 minutiga. Aga siis sa saad oma selle identification code, see on nagu see sinu ID, sinu see number on ju. Ja kui nüüd, ja seal tuleb märge, et nagu see vist on not validated, et seal on see märge, et pole veel valideeritud, aga see valideerimine, see protsess algab siis, kui te olete projekti esitanud ja see on välja valitud. Sest siis nad vaatavad, et kas teil üldse on pangakonto ja kas teil on üldse suutlikkust ja nii edasi. Ja näiteks KÜSK on küll ju avaliku sektori organisatsioonidel ei ole seda finantskontrolli ei tehta, et käivad ja nii edasi. Aga näiteks KÜSK, kes on küll avaliku sektori organisatsioon, aga me oleme sihtasutus, siis see keskkond ei võimalda meid nagu riigiasutusena identifitseerida, sellepärast, et seal ei ole seda võimalust. Ja siis meie peame iga vist üle aasta, me peame jälle aga see on hästi lihtne. Eestis on ju ülilihtne, lähed äriregistrisse, võtad oma aasta aruande
Kõik need dokumendid võivad olla Euroopa keeltes, ehk siis laed alla, esitad sinna portaali ja põhimõtteliselt ausalt öeldes tänu sellele digiriigile on meil küll imelihtne igasuguseid dokumente, mida nad tahavad. Küll on see, et pangas peab küsima selle kinnituse, et see pangakonto kuulub teie organisatsioonile, et see on miski, mida ei saa kuidagi, aga võib-olla seda saab e-keskkonnast isegi teha organisatsioonil. Nii et mingid kohad võivad tekitada seal nagu selliseid momente, nii et kindlasti tasuks see nagu võtta rahulikult ära teha, mitte jätta seda sinna kuskile lõppu ja siis ma saan aru, eks ole, et kui juba projektiks läheb, siis nagu vaadatakse uuesti, et kas need andmed, mis seal üleval ripuvad, et kas need ikka selle projekti jaoks nagu ikka sobivad ka ja nii edasi, et see valideerimine. Just, ja see on siis, kui on rahastusotsus tulnud nagu, see on, ja mis on veel väga lihtne on, et kes siin projekti kokku paneb, partneritelt ei ole vaja taotluse esitamisel ühtegi kinnituskirja, on vaja lihtsalt seda pikk-koodi, partner peab selle ütlema ja seal keskkonnas, et seal on add partner ja siis sa kirjutad selle numbri ja plaksti on sul see organisatsioon seal ja tema saab muidugi teate, et teid on esitatud sinna projekti partneriks. Ja kinnitust ei ole vaja sellepärast, et kui te panetegi kellelegi ütlemata mingi organisatsiooni, siis ise teate, kuidas te klaarite seda. Aga põhimõtteliselt siis see kinnitus, partnerid peavad kinnitama siis, kui juba on see lepingu sõlmimine, et see on imelihtne ja ausalt öeldes ma ütlen, et ma ei tea, ma mõtlesin, kas see on hea öelda, aga no igaks juhuks ütlen, et näiteks Viljandi linn pani projekti kokku, siis on see väiksema mahuline see taotlusvormis nüüd aprillis avaneb. Tähtaeg oli ka üle-eelmisel aastal 16 september, eelmisel aastal ja nad tulid KÜSK-i konsultatsioonile või hakkasid projekti kokku panema 3 nädalat enne, et põhimõtteliselt 3 nädalaga on võimalik aga neil oli selles ja suur pluss oli, neil olid need sõprusomavalitsused juba olemas, küll suhe tuli uuesti ilmselt üles soojendada, aga ei olnud vaja nagu sellega tegeleda. Et ei hakatud nullist seda koostööd tegema. Ja. Nii et selles mõttes et tõesti, muidu on ju palju projekte, kus sa pead võtma seal partneri kinnituskirja ja mingi eellepingud ja ka siin liidris ja nii edasi, et seda on küll nagu rõõm kuulda. Nii, kutsun veel kord üles, kas keegi tahab küsida, ma usun, siit on olnud huvi on kindlasti. Ma tahtsin nende partnerriikide kohta küsida, et kuidas on Norra ja Islandiga lood, et see jäi mainimata. Ja Norra ja Island ei ole liitunud nagu ka Šveits. Et ilmselt neil ei ole need teemad olulised ja kahjuks nii on. Gruusiat ei nimetanud, Armeeniat, kuidas nendega on? Gruusia ei ole. Gruusiat, Armeeniat ei ole. Aga Türgi? Türgi ei ole sellepärast, et ta ei ole Euroopas. Tähendab, mõnedes programmides on Türgi olnud sees ja see Türgi on ka üles edasi-tagasi käinud, sellepärast ma küsin, et ma olen ise kokku puutunud ja ka türklastega teinud siin mingeid koostöid. Nii et aga kui need riigid lauale tulevad, aga just, et tegelikult väga palju ju mingite naiste teemadel ja perekonnavõrdsuse teemadel on ju Norra olnud ja vist ka Island olnud nagu hea partner, aga siinkohal siis praegust mitte nii. Nii, aga nüüd olemegi jõudnud kenasti lõppu ja ühe kuvatõmmise ma tegin ära ja partnerid, selle nimekirja sa leiad ka meie kodulehelt, saad endale kuvatõmmise sealt teha ja väga tänan ja siis Linnade Valdade Liidul saab siis juba kuulata päris neid reaalseid edulugusid. Ja häid mõtteid kõikidele siis nii ka selle CERVi ära kasutada ikkagi otseselt, et päris põnev oli ja sain ise ka päris palju targemaks, nii et suur aitäh, siinkohal lõpetame. Aitäh kuulamast. Ja siin öeldakse ka veel aitäh, nii et teeme nii ja mõne või siis siin nädala vahetusel ei julge lubada, aga paneme need ka meie kodulehele olemas, aga kindlasti teie kodulehelt leiab otsides ka juba täna saate täiendada oma infot. Aitäh ja kõikidele ilusat päeva jätku ja kena kevadet ja häid pühi.